tere taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas peita informatsiooni nukkude sisse. Just nende samade Matrjoška nukkude sisse. Kuidas anda edasi salajast sõnumit, kasutades vaid Matrjoška nukku? Teil on aega 10 minutit omavahel kommunikatsiooniprotokolli kokkuleppimiseks. Võistkond peab infot vahetama nukkudega ja nukud liiguvad vaid vankril. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Ülesanne selge. Aga mida õigupoolest tähendab kommunikatsiooniprotokoll? See on miski, mis tuleb kokku leppida, et kõik osapooled saaksid informatsioonist ühtemoodi aru. Näiteks erinevad keeled. Meie eesti keelt kõnelevate eestlastena teame, mida tähendab näiteks sõna tere või mida tähendab sõna rakett. Kui sa mõnele võõramaalasele proovid neid sõnu öelda, siis tema ei tea, mis see tähendus nende sõnade taga olema peaks. Ja nii nagu sõnadel on tähendused, saame me anda tähendusi ka erinevatele objektidele, näiteks nukkudele. Siinkohal tuleb ära mainida ka üks oluline reegel. Nimelt, info edastamiseks tohib küll kasutada neid nukke, kuid nende nukkude sisse ei tohi peita pabereid ega ei tohi nende nukkude peale ega sisepinnale mitte midagi kirjutada ega joonistada. Nukud jäävad nukkudeks. Võistlejatele on antud ASCII kooditabel, morsetabel, pimekirjatabel, tähestik ja veel mitmeid abivahendeid selleks, et leppida kokku oma kommunikatsioonivahend. Kõiki neid tabeleid, mis võistlejatele antud on, saate saates näha ning selle põhjal endalegi interneti avarustest sobivad tabelid välja otsida. Ja. Välistame kõik kahend, kolmend, kõik sellised süsteemid, millega me ei ole tuttavad. Arvusüsteemide nimetuses esinev number ütleb lihtsalt seda, mitu erinevat numbrit meil kasutada on. Näiteks kahendsüsteemis on meil 2 numbrit, 0 ja 1. Ja kui nüüd neid järjest kombineerida omavahel, saame me edasi anda ükskõik missuguse arvu. Ja kui 0 ja 1 on natuke keerulised, siis me võime ju neid ka asendada millegi muuga. Näiteks täpp ja kriips või nukk on, nukku ei ole. Selles osas ei tasu üldse karta kahend, kolmend ja kõiki muid arvusüsteeme. Ja vaatamegi nüüd kohe üle, kuidas need süsteemid tekivad. Meie kõige tavalisem arvusüsteem, mida me igapäevaselt kasutame, on kümnendsüsteem. See tähendab, et meil on 10 erinevat numbrit, millest me saame kõik teised arvud kokku kombineerida. Need arvud on 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Panite tähele, et 10 ei olnud. 10 on juba see, mis tuleb peale 9 ja see koosneb 2 numbrist. 1 ja 0. Ehk siis kokku on meil ikkagi 10 numbrit. Lihtsalt me alustame 0-st. Kui me nüüd jõuamegi oma viimase numbrini, 9-ni, siis me hakkame jälle 0-st pihta. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ja nii edasi. Lihtsalt siin ees on kõigil nüüd number 1. Ja nii moodustuvadki meil 10, 11, 12, 13 ja nii edasi. Piltlikult võime öelda, et enne seda ühte oli kõikide teiste numbrite ees 0, sest sellest, et me kirjutame 0 ette 1, 2, 3, 4 ja teistele arvudele, ei muutu nende väärtus. Kui jõuame 20-ni, siis lähme jälle kõige parempoolse numbriga hakkame 0-st minema ja vasakpoolne number on 2. Ja kui me peaksime nüüd neid numbreid nii palju edasi kirjutama, et jõuame 90-te lõppu, 97, 98, 99, siis pärast seda, pärast 9-id, paneme jälle kirja 0-id ja hakkame otsast peale. 01, 02, 03, 04 ja nii edasi. Lihtsalt järjekordse järguna kirjutame ette 1. Ehk siis meil on 100, 101, 102, 103 ja nii edasi. Ning jällegi võime piltlikult mõelda, et kõigi eelmiste numbrite ees oli sama koha peal 0. Ja täpselt sama toimib ka teiste arvusüsteemidega. Ja vaatame, kuidas töötab kahendsüsteem. Kahendsüsteemis ongi meil kasutada ainult 0 ja 1. Nii et seal, kus kümnendsüsteemis on 0, seal on ka kahendsüsteemis 0. Seal, kus kümnendsüsteemis on 1, seal on ka kahendsüsteemis 1. Aga meil rohkem numbreid ei ole. See tähendab, et me peame jälle minema 0 juurde. Ja paneme siia ette lihtsalt 1, sest nii nagu kümnendsüsteemis, kui meil said numbrid otsa, siis jõudsime me selleni, kus meil on 1 ja 0. Nii ka kahendsüsteemis, kui numbrid said otsa, siis lähme sinna, kus on 1 ja 0 ja jätkame. Pärast
1 ja 0 tuleb 1 ja 1 ja nüüd on jälle numbrid otsas, mis tähendab seda, et järelikult tuleb panna mõlemasse kohta nullid ja kõige ette paneme 1. Ka eelmiste arvude ette võime kirja panna nullid, siis on kõik arvud justkui ühe laiused. Ma panen neid nulle sinna ka ühe varuga. Joonistan siia kõrvale kiirelt välja ka mõned teised võistlejatele antud arvusüsteemid. Paneme tähele, et need numbrid, mis vastavad 10 süsteemis konkreetse arvusüsteemi alusele või baasile, on alati väga ilusad. 2 süsteemis number 2 on 10. 3 süsteemis number 3 on 10 ehk siis 1 ja 0. 4 süsteemis number 4 on 10 ning ka 8 süsteemis number 8 on 1 ja 0 ehk 10. Ja kõik järgmised selle sama arvu astmed on samuti ilusad. Just sellised seaduspärasused arvusüsteemide vahel ongi. Ning tihti tasub just erinevaid arvusüsteeme rakendada olukordades, kus sul on sellele arvusüsteemil baasile vastav arv objekte. Näiteks kui mul on nuku ülemine ja alumine osa, siis neid on kokku 2, mis tähendab, et väga hea oleks kasutada 2 süsteemi. Aga proovimegi nüüd vaadata, kuidas leida erinevate süsteemide vastavust erinevatele nukkudele. Matrjoška suurused ei ole olulised, pigem saavad ka suuri, sest nad ei kuku ümber. Matrjoška alumine osa on täpp ja ülemine osa on kriips ja niiviisi me saame mitu rida panna käru peale. Teeme 2 legendi mõlemal poole, et kumbki poole ära ei unustaks. Nagu ennist rääkisime, siis kommunikatsiooniprotokolli juures on väga oluline, et kõik osapooled saaksid ühtemoodi sellest aru ning seepärast tasub alati uute protokollide juures panna kirja ka legend. See on väga oluline, et punased teevad mõlemale võistkonna poolele täpsed identsed legendid kaasa. Nii sinised kui ka rohelised on otsustanud anda igale konkreetsele Matrjoška tükile oma tähenduse. Seal on vähemalt 24 erinevat tükki, saab määrata igale tükile vastava tähe. Rohelised teevad oma lahenduses väga julge eelduse. V on suht ebatõenäoline, siis jätad ühe rea tühjaks, siis on V, neid ei tule nii või naa, no võib olla. Kuna viimases reas on väga palju võõrtähti ja täpitähti, siis eeldame, et neid kas ei tule või kui tuleb, siis jätame oma sõnades lihtsalt tühiku. Roheline tiim otsustab välja jätta päris palju päris olulisi tähti. Ning nad ütlevad, et kui mõni nendest tähtedest peaks sisse tulema, siis nad asendavad selle tühikuga. Kuid kuidas tähistada tühikut? Täpselt nii, nagu on tarvis ära tähistada iga täht, on ju tarvis tähistada kuidagi ära ka tühik. Kuni 24-ndani. Mis on mis täht? Selle järgi, nagu see on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nüüd kirjutame siia peale need valemid nendele. Jaotame Matrjoškat 3 parameetriks. Kõigepealt kas mees või naine, siis suurus ja kas auk on ülevalpool või kuppel ülevalpool. Naine, mees, 0, 1 ja siis see on suurus vastavalt sellele. Ei saa mitte midagi. Ei saa aru või? Sa tead, et see on 3 ja see on vaata juba nii palju väiksem. Kui ma ausalt ütlen, siis ka mina ei suutnud enam aru saada, kuidas see protokoll täpselt töötab. Hea kommunikatsiooniprotokoll tagab efektiivse suhtluse. Seejuures on oluline, et ühte paketti ehk ühte kogumisse, mis me korraga teele saadame, mahuks võimalikult palju infot, aga et see oleks seejuures ka lihtsalt lahti kodeeritav ning sinna ei tekiks sisse vigu. Võidab see meeskond, kes saab esimesena sõnumi sisu edastatud ja sellest aru. Võistlejad peavad infot edastama vaid Matrjoškade abil ja muu suhtlus võistkonna 2 poole vahel on keelatud. Kas olete valmis? Jaa! Sõnum on teie ees vankris. Alustame! Vaata juba, kas sa saad juba midagi panna? Avame kirja, näeme sõnumit ja siis mõtleme, et pekki, meil pole ju täpi tähti. Aga kus P on? 04.
me paneme teele loo patsu ja see on kõik hetkel, sellepärast et meil pole enam teed ja Taavile jaoks. Nägime, et rohelised avastasid õige pea, et nende protokoll piirab informatsioonivahetuse kiirust. Süsteem on kerge, sõnum on lühike ning me oleme kõik ühel lainel. sõnum on löö Taavile patsu, aga selle asemel me mõtleme, et saadaks Taavi pats. Siniste idee edasi saata vaid olulised sõnad on väga-väga hea idee. Andmete eeltöötlus aitab tõepoolest vähendada informatsiooni mahtu ning eeltöödeldes oma andmeid on oluliselt kiiremini ja efektiivsemini võimalik jõuda lahenduseni. Esimene sõna, mis tuleb, on Taavi. Nägime, kuidas sinised suutsid saata edasi sõna Taavi. Kuna ka neil vastas igale tükile üks täht, siis oleks olnud neil raskusi saata 2 sama tähte. Ometigi sõnast Taavi on 2 A-tähte. Nii et järelikult oli nende protokoll piisavalt paindlik, et nad suutsid nendest piirangutest üle olla ning saata ära ka pika hääliku. Rohelistel on tegelikult samasugune lahendusidee nagu sinistel, aga näib, et aega kulub selle peale, et nad on selle kodeerimissüsteemi teinud enda jaoks natuke liiga keerulise. Nad ei saa aru, kuidas nad peavad oma süsteemi kasutama. Meil on kirjas LP šast, mis ei tähenda tegelikult mitte midagi ja ma saan aru, et meil on mingid tähed valesti loetud. Suuruste erinevuse tõttu on meil raske neid sõnu kokku panna ja me ei suuda aru saada, mis täht seal olema peaks. Rohelised on teinud oma dekodeerimise liialt keerukaks. Selle asemel, et loendada tükke lihtsalt 1-24-ni, on nad loonud oma süsteemi, kus on 3 erinevat parameetrit. Sisuliselt lõid nad oma 3 süsteemi, kuigi algselt ütlesid nad, et kõiksugu 2, 3 ja 4 süsteemid on neile võõrad ning nad tahavad neid vältida. Ja tulemus ongi käes. On loodud väga keeruline süsteem. Ainult täppkriips oli Täpp. Me ei ole kindlad, kas osaliselt saadetud sõnum on piisavalt arusaadav. Siis me teeme ühe sellise veel ja meil ei ole, kas meil on kriips. Esimese kärutäiega saame saata esimese sõna ehk siis löö ja selle järel käivad ühiku. Punaste süsteemis on väga olulisel kohal see, kuidas nad neid tükke vankrile asetavad. Ja kuna see vanker võib kõikuda, keegi võib kogemata seda lüüa, tõmmata liiga järsult, siis on sellised süsteemid väga ohtlikud vigade tekkeks. Teise vankri tulles löön ma kogemata ühe nupu pikali. Loodame, et tegu oli siiski punktiga. Palun saage. Kuna sõnumiga tuleb Taavi pats, siis me eeldame sellest, et see ongi, mida tuleb teha. Lõpetage lahendamine. Sinised on selle ülesande võitnud. Nüüd oleme läbi vaadanud võistlejate lahendused ja saame veel vaadata üle mõned teoreetilised viisid, kuidas seda ülesannet võiks lahendada. Kui mina esmalt selle ülesande peale mõtlesin, siis tundus mulle igati loogiline lähtuda 2 süsteemist ja selle abil siis kirjeldada ära, mitmendat tähte tähestikus ma silmas pean. Väga lihtne on ju vaadata, kas nukk on olemas või nukku ei ole olemas. Ja kui nukk on olemas, siis tähistame selle 1-ga, kui nukku ei ole, siis 0-ga. Nii et kui me võtame näiteks siit need nukud üle 1 ja paneme nad üksteise sisse, siis justkui võiks selle nuku edasisaatmine 2 süsteemis tähistada arvu 01, 01, 01. Ehk 10 süsteemile vastaks arv 21. Kui me tähestikust vaatame, mis on 21. täht, siis tähendaks see Z-tähte. Ja niimoodi saaksimegi informatsiooni edastada. Täpselt samamoodi muide saadab infot edasi ka arvuti. Kõik arvutid õigupoolest. Lihtsalt nukkude olemasolu ja nukkude puudumise asemel kasutavad nemad siis elektrilise pinge olemasolu või selle puudumist. Kuna sellise lähenemise puhul võib aga puuduva nuku olemasolu olla väga raske määrata, sest me ei tea enam, kas sealt vahelt on puudu 2 nukku või 3 nukku või 1 nukk, siis võib ju saata puudu olevast nukust justkui pooliku nuku. Ehk siis selle sama arvu edasisaatmiseks võtame kõikidest alles jäänud nukkudest alumise poole ja paneme need ka selle komplekti sisse. Ning kui nüüd saame kätte sellise paketi, siis saame väga lihtsalt lugeda, missugune kood on 0, 1. 0, 1. 0,
ja 1. Ja olemegi saanud saata tervelt 1, 2, 3, 4, 5, 6 bitti informatsiooni. Kuid kui me saame kasutada poolikut matrjoškat puuduva matrjoška asemel, siis järelikult saame me kasutada ka teist poolt matrjoškast ja endiselt tuua sisse ka selle puuduva matrjoška ning niimoodi saame kombinatsioone saata veelgi rohkem. Katsu nüüd kodus mõelda, kuidas sa ühe nukuga annaksid edasi 32 erinevat võimalikku tähte, kasutades selleks lihtsalt nukku, paberit ja pliiatsit. Muidugi mitte nukku sodimata. Ning mõtle lisaks ka sellele, millise kommunikatsiooniprotokolli kasuks otsustaksid sina, kui meil olekski kasutada ainult üks matrjoška komplekt. Kohtumiseni!